Täna uni oli nii hea. Pole midagi paremat kui vaadata hommikupäikest koitmas ja kohvi juua. Isegi kui pime on. Joo. Me teeme täna hommikhelbeid. Kui kõht on tühi ja korisema hakkab, nüüd on aeg, kus Mr. Kennuritu kohkab. Esimeseks asjaks, mida läheb vaja hommikuhelveste tegemisel, on kauss või amin. Kui me paneme enda maitsevad hommikuhelved. Teine asi, mida sul on vaja hommikuhelveste tegemiseks, on lusikas, millega sa saad ilusti slurpida enda maitsevad ja scrumptiousid ja nii krõmpsuvad head hommikuhelved. Okei, kolmas asi, mida läheb vaja hommikuhelveste söömiseks, on hommikuhelbid iseenesest. Mina valisin välja Honey Nut Cheerios. Need on rämedad head. Ameerikas on ka liiga head. Kuidagi liiga head. Ameeriklased võivad seda downida nagu maad. Ma mõtlesin maa ära süüa. Skannes saak. Okei, ja absoluutseks viimaseks asjaks, mida läheb vaja hommikuhelveste söömiseks, on muidugi piim. Otsa maik, kus see siis? Mida ma tahtsin öelda on kõige viimane asi, mida on vaja hommikuhelveste söömiseks, on kurikuulus piim. Mida mul ei ole. Jaa, mustasin ära, mu isa pole ikka piimaga tagasi tulnud. Okei, sorry. Ma ütlesin nii kiiresti, kui ma sain. Ma käisin poe suud piima ostamas. Poemüüjatel oli kuidagi väga imelik pilk minu peale. Ma päris kindel ei ole, mis nad naersid. Hommikuhelveste tegemine on üpriski lihtne. Alustades, võta lusika seest ära, pane laua peale, võta piimapakk ja siis kalla seda piima nii. My friend, don't do that. Okei, võta piima, pane piim teisena sisse. Ja me veel ei ole lõpetanud, panen lusika sisse ja boom! Te olete teinud enda esimese hommikuhelbe. Õnnitlen. Ja nüüd pole midagi muud kui naudime. Kui hommikuhelbed meeldisid, kõht sai täis, siis te võite peale juua endale ühte maitsvat energiajooki nimega H2O. Sellega lõpetame meie täna enda kolmanda osa. Stick around, oodake homseni, näeme homme, aga praeguseni